Tere tulemast vaatama saadet Koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval on nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Ja nagu me selles hooajas oleme selgeks saanud, meil on sinisel tiimil uus kapten, see enne keegi muu kui andekas laulja, meelelahutaja ja kõik need sõnad peale selle veel saarlane. Daamid ja härrad, Televiira. Punase tiimi kapten on Sander Õigus. Ja meil on täna saates esimest korda isa-poja tuua. Meil on peresisene võistlus, mis hakkab aset leidma. Meil on kaks täiesti erinevat legendi saatesse tulnud. Sandri tiimis on ei keegi muu kui Joosep Proov. Kalmist. Väga õige. Ja teine kõrval on ei keegi muu kui legendaarne Arlet Palmiste. See on väga elu ootiksin isegi. Ma kuulsin, kuidas ta selgroog ragises. Ma saan aru, et algab juba sellest, et siin pannakse nii ebamugavasse toolile ja ebamugava laua taha, et siin nagu mõte on juba nagu hangunud. Ei, siis pole muud, kui peadki nalja tegema, sest nii ebamugav on. Kus see loogika oli? Ei ole loogiline või? Muidugi on. Väga õige, aga vaatame, kuidas siin läheb. Alustame kohe küsimustega, siis hakkame tutvuma, kes meil siin saates on. Nii et Karl, mis on meil tänase saate esimene küsimus? Loomafakt. Hakkab pihta. Loomafakt. Kus see siis? Loomafakt. Oota, Arlet ei kuule, et natuke valjemini. Tal on manus seal manus. Mis juhtub, kui sa värvid lehmale sebratriibud peale? Nii, Arlet. Ta on triibuline. See on ka. Meil on natuke keerulisemalt vastus. Mis on see nagu see kõrvalmõju sellel? Oleneb millega värvida. Nad ei näe võib-olla teineteist. Selles mõttes, et vaata sebra looduses ju... Mis asja sa räägid, mis ei näe? Oota, mul meenub selle peale üks lugu, et linnapreili tuleb maamehe juurde. Miks teil on lehmadel sarved ära viilitud? Miks teil on lehmad? Miks te teete lehmadele sihukest asja? Maamees ütleb, saad aru, et nad teevad sarvedega teineteisele liiga, eks ole. Siis me need viilime ära või appiga söövitame. Aga sellel lehmal ei ole sarvi sellepärast, et ta on hobune. Oota, aga päriselt... Ei, no saad aru, sebrad on triibulised sellepärast, et siis nad sulavad loodusega ühte ja ei näe näiteks kiskjad neid. Mida? Kuidas sa vannis? See suur kollane savain. Kollane savain. Musta-valge nirvendab kuumuseks. Me ei saa. Ja sa aru, kui sa värvid see lehma triibuliseks, siis teine lehm ei näe teda ja pull on lehma suhtes nõutu. Me oleme kõik nõutud siin. See oli õige või? Siin oli palju asju, kui õiget ei olnud siin midagi. Ma ei saa küsida, mis see vastus oli praegu. No, see kõik oligi vastu. See kõik, mis me teada saime, see, et Arlet on lihtsalt näinud savanni ainult mustvalges telekas. Miks peaks keegi üldse lehma värvima? Mustvalge lõvikuningas. Aga võib-olla tuleb punasel tiimil Sander raudselt teab vastus. Võib-olla lähme siia poole. No, meie paluksime kõigepealt vihjed. Kusjuures enne, kui me vihjed palume, ma tegelikult vist tean selle küsimuse vastust. Siis ütle muidugi, siis me tahame rohkem. Minul on... Poiss oli ettevaatik. Ei, päris, mul on teooria. Minul on teooria järgmine. Ma arvan, et see seisneb selles, et putukad... Sa ajab putukatel nagu süsteemi terrorisse mingid triibud. No ma ei tea, mis see loogika selle taga praegu on. Sääsk ei näe lehma või? Jah, sääsk ei näe lehma. Puuk ja sääsk minestavad, kui lehma lähevad. Kärbsed, nagu kärbsed. Kuule, sa annad täna Me vastus. siin pidasime tiimi siseselt natukene nõu ja ikkagi võtaksime selle vihje. Saad vihjed. Sander on... See on väga nagu omast kindu kogu aeg. Lased nüüd fantaasial lennata. See on seotud kahjuritega. Käib järgi, okei, jaa, siis sääsk ei, putukas ei saa tulla. See on õige vastus. Kuule, aga võib-olla... Teeme väikse aplausi. Teadlased on vastanud ja see oli Ig Nobeli preemia saadi selle eest. Kui värviti lehmad sebratriipudega, siis putukad ei tule üldse peale. See oligi see sama, mis ma rääkisin. Et ei näe. Ja kes see esimene vend oli? Ja kes Essa vend oli, kes mõtles,
see oleks hea lahendus selle ei, probleemile. see pidi olema kindlalt mingi muu fetiš nagu. Ja siis ta neid muid asju tehes avastus. Aga palju värvid lehma triibuliseks ja näiteks piim, mis ta annab, on mingi musta-valge kirjuna. Ei, veel hullem, et sa teerid lehma triibuliseks ja ta ei anna mitte piima, vaid jäätist. Seda, mis on 2 värviga jäätis ka veel ja pehme jäätis. Ja see on nagu paned nisa alla, see on nagu sellest masinast. Sa lüpsad valest nisast. Meil on lihtsalt Arleti lood. Täna on hea. Väga hea. Lähme järgmise küsimuse. Ma ei oskagi midagi öelda, lähme lihtsalt järgmise küsimuse. Küsimus number 2. Hambapasta firma Highsmile tegi koostööd ühe firmaga, et just nende toode hambapasta maitsega välja lasta, või õigemini vastupidi, et nende toote maitseline hambapasta välja lasta. Mis firma või tootega oli segu? Coca-Cola. Hambapasta maitseline Coca-Cola. Ei, Coca-Cola maitseline Me kõik segadus. Las ma küsin uuesti ja seekord nagu korrektselt. Hambapasta firma Highsmile tegi koostööd ühe firmaga, et just nende toote maitseline hambapasta välja lasta. Coca-Cola, no põhimõtteliselt õige. Ja see toimus just aastal 2025, ütlen ka. Aha, see on mingi uus toode, mingi uus asi. See muudab asjaolusid. See muudab väga, need küpsised. Küpsised. Selma. Kalevi küpsised. Ei, ei ole küpsis või? No ta peab mingi hea asi olema ikka. No ta peaks hea olema. Aga mis on hea asi? Mis sa ise tahad? Milline maitsega? Mis maitsega või? Väga Napoleoni kook. Super, aga see ei ole kahju. Ei ole õige. Ei ole ikkagi, jah. Aga lähme vaatame, mis kuna on kokas ei olnud. Vihje äkki. Ei, vaata, mis me teoritiseerime enne ka ikka, mis me siin hakkame ka tormuma. Nagu isa on enda poeg. Aga see Coca-Cola on väga hea mõte, aga ma arvan, et see ei ole õige. Nad juba ütlesid, et see on vale. See on juba siis nähtega. See oli sul hea deduktsioon. Kui Karl vaatas ja raputas. Võib-olla see on... Nad vastavad Me proovime korra siit poolt ka. Oota, aga kas seda vihjet saab juba? Aga ta nagu rääkis juba. Küsime selle vihje ära. Vihje anda, see teeb päris lihtsaks selle vastuse. No palun siis. See on üks kiirsöögikett. McDonald's! Ära ütlete nende kord on ju. KFC! Kalamaitseline hambapasta! Issand jumal, ta ei kuula mind ka. See on õige vastus. Ja ta annab meile punkti. Aga kas nende kord ei olnud vastata või? Ei olnud, see oli mul pikem vastus lihtsalt. Eile ma vaidlesin 1 punktiga vastu, et me ei võta seda vastu, aga selle võtab küll vastu. Aga õige vastus on KFC ja see tuli 2025 aprillis välja. Wow. Sa oled proovinud ka juba või? Kahjuks ei, see müdi rekord. Vaata teda, ta oleks proovinud seda. Ta ei võta hambapastat, ta võtabki lihtsalt need kanatiivad ja nende. Samas, miks sa ei võiks siis? Aga veel teeme väikse aplausi sinisel tiimil ka, said oma esimese punkti. Nii, et... Ei, no me läheme praegu seisime üks. Joosep sulle küsimus, miks sa nii kurb olid, et me punktis me? Mina olin sinu punktile küll õnnelik. Vaata, see ei ole naljamäng siin hetkel. See on väga-väga tõsine asi. Plus tema teadis vastust ja sa olid tema üle uhke, aga temal oli praegu piinlik, kuidas sulle see lusikaga ette söödeti. Räägi. Ma tunnen nagu 2 sinu poega istuks. Sarnane vibe on nendel. Ei, siin on üldse väga siuke peresaade. Ema, isa ja 2 poega. Kui mina oleksin peres ema, siis nad juba ammu ekraanidega istuks seal kuskil diivani taga ja midagi ei saaks öelda. Nii, aga lähme järgmise küsimuse juurde. Nii, ajad on kõikjal rasked ja paljud kohad paluvad annetusi, aga mida üks Taani loomaaed palus, et rahvas neile annetaks? Loomi. Ahve. Loomi lihtsalt nagu. Loomi annetaks. Ära rapsi niimoodi. Sina võid, aga ma ei või. Tallinna loomaaed küsib alati kõrvitsaid. Jah, aga Taani... No Taanis... See on hea mõte, et äkki küsivad süüa loomadele. No midagi sellist veidrat, noh. Ma arvan, et äkki küsivad siis süüa või? Loomadele. Oot, kas ei olnud söök või? Ma siin arvan, et küsivadki süüa või? Annetusi, mida nad lihtsalt annetusi, mida üldse? Praegu on vihjed ei ole. Mis asju? Mina arvan küll, et see söök võib täitsa õige vastus. Mida neil vaja on? Ütle, mida sellel loomal vaja on? Süüa. Neil on ju tuba on neil olemas. Katus on pea kohal. Koristaja koristab üle päeva seda. Ja siis on ainult see... Raha või süüa. See ütleme emased ja isased, eks ole, need on eraldi puurides, eks ole. Ja söök. Mina olen täitsa nõus selle vastusega.
emased ja isased on erinevates puurides, oli selle vastus. Tundus uskumatu. Ei no mis sul elus vaja on, noh? Keppi ja sööki, eks ole, noh. Isastele, emastele juttu ka vahepeal rääkida, on ju. No, et ja süüa. Ja süüa. Ja no nii on. Hull veel. Okei, lähme selle suurem, mida spetsiifiliselt söögiks? Minu isa ütles mulle ikka, kui sa ükskord poiss naise võtad naine, kes oskab hästi süüa teha. Ilu kaob, näljatunne jääb. Väga hästi. Nii, oota. Kuule tööle, katsu see asi, sa pead kontrolli alla saada. Tegelikult ütles mulle juba enne seda lavale tulekut ära, et teda ei suuda ükski naine vait panna. Nii et nagu ma annan endast kõik oma kogu poweriga, mis mul on. Arvatikene, kuula nüüd. Meile öeldi, et see söök on õige vastus, aga me peame spetsifikatsiooni siit leidma, et mis asi see söök on. Ja mis on veel keerulisem, te peate nüüd kuulama, sest punane tihm hakkab vastu. See saate seni mõelda. See sellest saime punkti, et võiks söök või? See ei saanud, aga see oli nüüd vihje. Nii et see oligi see vihje, et... Aga see oli vihje. Aga me ütlesime enne juba, et söök. See oli ju ilmselge! See oli väga ilmselge. Mina tahaks mingid tammetõrud või kastanid või mingi siuke. Minul on mingi siukene raigem pakkumine, et mingi inimesed löövad kärbseid kodus lat nagu ära, on ju. Ja siis on nagu tooge need surnud kärbsed, mingi, ma ei tea, mingi mis iganes, mingi väiksed ahvid saavad. Sa oled ikka oma isa. Kuule, ma olen seda uudist isegi kuulnud vist. Oli jah, kuidagi siuke. Midagi lehmade kohta. Minu mõte on see, et sa teaks praegu. Kärbsed. Ei ole kärbsed. Sääsed. Ei ole putukad. Aga tammetõrud. Siis ma arvan, et... Ei, tammetõrud ka ei ole. Lähme, nüüd on vihje, nüüd läheb kiiruse peale. Ja, ma annan et... See on siuke, osadel inimestel on kodus, osadel inimestel ei ole neid kodus. Isa ja rotid. Isa! Jaa! Tooge annetage. See oli hea pakkumine. Ei, see on jumalat sul. Aga ma arvan, see on õige. Näed, osadel on see kodus, osadel ei ole seda kodus. Nii. No. Ei, ma lihtsalt tahtsin lisada Sandri pakkumiselt, kui ta pakkus isa, siis tegelikult nii ongi, et inimesed on traumeeritud kahe asja pärast. Üks selle pärast, et isa läks ära ja teine see, et isa jäi koju. Me pakume siis kiired ja rotid ja hamstrid. Tead, piisavalt lähedal, õige vastus on lemmikloomad. Kiired rotid, hamstrid. Kiired rotid ja hamstrid. Ta nagu ilmselgelt pakkus nagu närilisi, on ju? Kes on lemmikloomad? Okei. Kes on lemmikloom 500 päeva? Nagu lihtsalt. Öelge mulle, kui järgmine saade hakkab. Sander, sul on 4 saadet täna. Täitsa pask. Ära lõhu teleillusiooni. See on laivis otse teie kodus. Aga järgmine nädal silmad sama hukkus. Me juba keksisime siin selle ümber ka nii, et loe siis terve vastus ette ka. Õige vastus on üks Taani looma, et palus siis, et inimesed annetaksid oma lemmikloomi, et neid loomadele, siis looma ja loomadele sisse sööta. Ikkagi mitte lihtsalt annavad elusalt, aga nad teevad nendega mõnusalt lõppu. Oota, aga sa pead ise ta nagu ikkagi ära. Et sa tapad oma hamstri ära ja see on nagu... Viid. Nemad olid isegi nõus. Lemmikloom, aga lehm. Nad olid nõus eutanaasia ise ära tegema. Sebraks värvid. Sa ütled eutanaasia. Mingi vend kägistas neid hamstreid. Sa ära räägi mulle mingist eutanaasiast nagu siin. Mingi vend oli siuke, mul on ülihea mõte. Ma ei usu. Kui kõik tuuakse hamstrid, ei no ma räägin, mingi vend töötas seal, kes tahtis neid kägistada. Aga see on jälle, ma arvan, mingi fetiši küsimus, et ongi mingi kotik, kes nagu panevadki hamstridele kraks, nagu mõnus vaata mingi... Me võime millestki parem. Ja siis on nagu, aga see on hea tava nimel, et loomad söövad neid. Sa oled natuke liiga põnev. Sa oled ennem ka selle peale mõelnud. Järgmine küsimus. Mul kui krõps. Ülivahva, nii mõnus tegevus. Järgmine. Mitu kaelatüli on kaelkirjakul, noh? No miks sa küsid? Tal on palju rohkem kui inimesel, vaata kui kõik kael tal on. Hea küll, lähme edasi. Aitäh. Milline üks jõusaali põhivõtteid on Eestist pärit? Naiste kandmine, tõstmine peab olema kindlalt. Nagu liigutus. See on nagu jõutõstmine. Lihtsalt viimane. See.
kõik tegid siiamaani. Kõik tegid nagu... Siis tuli eestlane siuke... Küsimus läheb jõusaali mingi asi või? Jõusaali põhiline üks või võtta. Näiteks see on iseenesest põnev rinnalt surumine. Tõstmise esimesed maailmameistrivõistlused üldse siukses olümpiaala nagu tõstmine toimusid Estonia teatris. Vaata, kui huvitav fakt, eks ole. Aga ma arvan, sellega midagi pistmist. Sest õige vastus tuli ära rinnalt surumine. Mis asi? Aplausiga, see oli 2 punkti. Annet ei ole rinnalt surumine, ei tea, mis see tähendab. See oli George Hackenschmidt, kes seda tegi kunagi ja tema nagu oma treeningkavas populiseeris seda. Tema osales seal esimesel, ma räägin, ma oleks seal lasknud mulle rääkinud, et ma oleks jõudnud seda. Ta ütles enne vastus ära, sorry. Seda me kartsimegi teada. Järgmine küsimus. Kuidas sa teeksid võltsravimid efektiivsemaks? See on mingi teaduslik põhjendus. See on teaduslik põhjendus, kuidas sa... Võltsravimid töötavad platseebo peal. Põhimõtteliselt, kuidas sa platseebot teed tugevamaks? Oota, see on mingi tableti välimuse raudselt, et see näeks kas mingi väiksem või suurem või mingi asi. Mis paneks, milline tablett näeb sinaks kõige, et nagu... Kõvema toote logo veel, Pfizeri logo paneks. See peab mingi kujuga olema, marsimehe vitamiinid on ju selle kujuga, vaata. Mina võtan ka marsimehi, jah. Sest me oleme mõlemad 6-sed. Poisid, vastake nüüd enam. Teevad väiksemaks. Me kasvasime hematogeeni. Ei ole õige vastus, teevad väiksemaks. Aga see ei olnudki pakkumine meil, me siin arutasime. Õnneks. Ei, see oli ikka pakkumine, full pakkumine. Mina pakun, ma räägin sulle praegu, et teised ei kuuleks. Mina pakun seda, et nad paned mingi selle tähise ka veel sinna peale, mingi numbri või asja vaata, et need näevad ju välja nii nagu päris tabletid. Ma arvan, see toote nagu logo, panevad mingi Pfizer. Lihtsalt teed, et see on siis, nii kõva. Ja siis ongi ikka pakend peab olema õige ja kasutusjuhend peab ka olema. Saku originaal või Liviko. Liviko. Tabletid. Mõnus ja viinatablett. Või siis nad panevad mõru. Ei, võid ei panevad. Aga võib-olla nad panevad mõruda maitse sinna. Ai, see on hea pakkumine muideks. Et on nii halva maitse, siis mõtled, oi. Me pakume selle. Teate, see on lähedal, aga see ei ole päris see. Paneme pool punkti. Ei saa veel. Ma ütlen vihjaks nii palju, et see on siuke, et kujutage ette ka, et kui te võib-olla võtsite ise mingid ravimid kunagi ja mis oli tunne, et see mõjub, oli ka milleski aru ka saada. Mõru maitse oligi. Ei, mis tunne, et see mõjub? Ta tegi tuimaks midagi. Ja tihtipeale, kui te loete neid infolehti, te olete kõik lugenud ravimite infolehti, ma loodan on ju lõpuni. Üks põhihobised. Näiteks minul on alati tekitanud segadust, et küsigi nõu arstilt või apteekrilt. Aga kummalt? See või on seal vahel. No jah, aga kummalt siis? Sul on vaba valik. Nii, räägi see vihja nüüd. Aga sa ütlesid, et sa oled lugenud järelikult. Mõtle, mis seal kirjas on kõik need asjad. See on üks nendest asjad. Mina mõist tööta pärast. Kõrvalnähud nad ongi öelnud. Nad on kõrvalnähud öelnud, et seal on kõrvalnähud. Seal on kõrvalnähud. Sa peabki panema, et neil oleks kõige parem, kui on valusad kõrvalmõjud, aga kui sa paned sellele võltsravimile kõrvalmõjud juurde, et see tekib kõrvalmõjusid, siis see on efektiivsem, inimene usub rohkem. See on asja, et ropendada, siis ütle õige vastus välja. Õige vastus öeldi välja, keegi punkti siit ei saa lihtsalt. Ei saa punkti ka või? Ei saa ka, siit ei ole aus anda. Sander, me peame võib-olla mingil hetkel ühes tiimis olema. Siis võib-olla tuleks välja. Sina ropendada, mina ütlen õige vastuse. Aga punkti ikka juurde ei pane. Ma sain aru, jah. Ma olete mingi terve saate, mingit kuradi lehma nikkumist. Aga kuidas nad kolm saivad? Kuidas nad saivad? Kuidas nad saivad selle kolm? Me panid vahepeal ilma vihjeta õige vastuse, siis saab 2 punkti. Tekki küll. Nii, aga nüüd on teil võimalus... Aga kui ma annan vastuse ilma küsimuseta. Aga proovi. Järgmise küsimuse vastus. See on 4 punkti näiteks. Siis saab 10. Teeme selle. Aga teema vähemalt. Nii, paku vastus. Teema või? Ma võin öelda... See on statistika. Mehed. Oli õige vastus. Ma mõtlen pigem naised nagu. Võib-olla punased. Meie vastus on 4,2. No päris. Meil on õigus. Ei, jääme, selles mõttes, et konkreetsed, eks ole, mehed alla
25 aastased. meil pole küsimust. kas nad ja küll on küsimus ära. Lähme küsimuse juurde. Ja see on päris klassikaline mälumängu küsimus. Mis on maailma enim külastatud riik turistide poolt? Riik, turistid kõige rohkem käivad. Kus riigis? Statistiliselt. Oota, aga nüüd siis see on Vatikan. Ei USA. Ei ole Vatikan. Vatikan on vale vastus. Ja siis see mingi statistiline nuss jälle on ju, et see mingi suuruse või väiksuse. Ei ole. See on üldkokkuvõttes, kus käib kõige rohkem kui palju inimesi läheb kas turist on välismaalane, kes läheb sinna riiki või ka siseturism? Ei, see on ikkagi välismaalt minnakse sisse. Turisti, just et sa lähed nii-öelda turisti põhimõte, mitte et sa reisid töö pärast või midagi sellist, aga turist... Ma mõtleks Jaapani peale. Ei. Mina mõtlen... Praegu veel ühtegi vihjet ei anna, nii et teil on võimalik. No küsimus on selles. Need on igal juhul aasialased, kes selle brumm üles viskavad. Nüüd on küsimus, kus kuradi koha peal need aasialased siis nüüd käivad on? Jaapanis on veel, aga see Jaapan nagu ei ole nende jaoks põnev. No ta on lihtsalt nii ära... No ma tean, kunagi oli ilusaks, väga Prantsusmaa, Itaalia, need olid eesotsas, aga ma arvan, tänapäeval enam ei ole. Aga pange nüüd mingi riik lukku, ühe riigi peate valima. Pange riik lukku või, see on koroona jälle. Pange riik lukku. Ja paneme ühe riigi lukku. Kas me võime panna Jaapan, palun? Sa ei usu, on ju? Sa oled tiimikapten, sul on vetoõigus. On jah? Mina seda ei usu, aga kui sinu fantaasia muud ei tööta, siis palun. Ma pakun Jaapan. Kahjuks vale vastus. Ma ütlesin kohe. Nii, aga tuleme punase tiimi juurde. Me anname kohe varsti vihje ka, aga... Kas jälle? Nüüd on juba 1 punkti peal igal juhul. 4,2. See valesi vastus on juba läbi piisavalt käinud. Nüüd on see nii lihtne küsimus. Täielik Saudi Araabia. Saudi Araabia, nii vastas ära. Okei, Tai. Ei ole. Ma ei tea, mind ei huvita. Kas te ütlesid, et õige vastus on kõlanud või? Ei ole keegi seda. Minu arvan, et see on Itaalia. Oota, te juba ütlesite Tai ju. Nüüd on meie kord. Ja ma annan vihje teile. Nüüd teeme kiiruse peale, kes esimesena karjub. See asub Euroopas. Prantsusmaa tuli. Jaa, koos ütlesime ka veel. Pange väike aplaus ka. Aga Nad saavad ainult neid lotopunkte. Me käisime Joosepiga Pariisis siin eelmine aasta ja siis... mis ma rääkida tahtsin? Ma käisin eelmine nädal igatahes. Ma ei tea. Mis sa tegid seal Pariisis? Ei, oota, mul oli üks lugu. Nüüd näed, nagu peoga püütud. Ja saab järgmise küsimuse küsida. Nii. See tuleb varsti. Mida näitab suur allkiri? Enesekindlust. Kui suur on sinu allkiri? Väga suur. Ilma naljata, mul on alati häda allkirja panemisega, sest need kuradi kastid on nii pisikesed, et sinna üks normaalne allkirja ja ma tõmban demonstratiivselt suureks. Ja mul oli ükskord selles mingisuguses ametis suur häda, sest nad ütlesid, et see peab sinna kasti mahtuma, sest et nad skännivad ja panevad selle dokumendile. Ma ütlesin, see ei ole võimalik, sest nii väikest allkirja ei saa teha. Ja ma täitsa, ja ühesõnaga, jah, sul tähendab enesekindlust ja eneseusku ja sükest tugevust. Ego või? Ja siis see inimene, kes kirjutab väikese käekirjaga väikesi asju, see on enesekindluseta, ta on selline, ta ei usalda ennast. Sul on suur või väike? Ma teadsin. Näed, ma räägin enesekindluseta. Käekiri või? Kummast sa räägid nüüd siis, millest? Allkirjast ikka. Oodatakse, suur allkiri näitab seda sul on suur, aga naiste allkiri on siis... Meestes ja naistes näitab erinevat asja. Mehed ja naised, kas nad pole mehed ja naised näitavad erinevaid asju või? Kas siis on nagu ühe punkti te saate, see enesekindlus, dominantsus on, mis meeste puhul näitab küll. Nii, aga nüüd peame arvama, mis naiste... Just. Ja mida näitab naiste puhul? Lähme punase tiimi juurde nüüd. Kui meestel näitab eneseusku, dominantsust. Ja ma ütlen kohe ära, et ilmselt need, kes selle teooria välja naisi väga ei austa. Olid mehed. Ja. Mul on variant. Tubli, sa juba õpid. Tead, ma ei tea. Mind ei huvita. Mina arvan, et see näitab naistel siis seda mehelikku omadust, et kui on suur käekiri, siis on mehelik naine. Ei. Vasakukäelised on suure allkirjaga. Ei, suure allkirjaga naised on need, kes on soovahetusoperatsiooni läbi teinud. Need te seda tahad öelda või?
äkki ta ei tahtnud seda öelda. aga sina Tema ei ole eelmise sajandi inimene. Sina ütlesid ja see on juba klipi näitasid. lõigake mind siit välja, mis see pannakse. Kas see... Ära ole nii nõrk. Ma ei ole nõrk, ma olen tugev. Räägime nüüd oma vahel. See saarlane ei ole nõrk. Kas see võib olla äkki näiteks, et kuidas tal, ma ei tea, karjääris läheb, raha tegemisega? See on ainukene naine, otsusta enda eest. Meil kõik ülend ei tea midagi. Ei, aga kui mehed selle välja mõtlesid ja poisid vihjasid sellele, et naiste puhul näitab see midagi, mis tundub just... Litsid raisk! Aitäh kõigile, see oli viimane saade. Tule tagasi. Vabandust, ei. No ma ei tea, ta ütles, et mehed on välja mõelnud. Ma mõtlesin, mis see on. Ma mõtlesin, et ainult Daniga koos ma pidin istuma oma tooli äärel niimoodi. Aga ka täna ma saan istuda niimoodi. Aga sa tõesti arvad, et sellele vennale selg keerata kõige. Ma valiks selle emu endale tiimikaaslaseks. Niiu Viira, ärge nüüd kaugene minust. Ma väga vabandan, jah. Kas sul õige vastus? Ma võin öelda, et seda mul paberil kirjas ei ole. Mina pakun, et see näitab mingit, ma ei tea, karjääri või siis raha või mingit finantsilist asja. Et kui on ikka kole käekiri, siis on vaene. Suuruse hullustus. Pime! Põhimõtteliselt, ma annan, ütleme, vihjaks, et kui sa mõtled, kui enesekindlus, niisugune dominantsus, usk endasse on nagu positiivse asja nähakse, mis on selle nii-öelda see... Enesekesksus. Jah, niisugune enesekeskus, nartsissism, jah, on see, mida näitab see. Ja siit punkti ei tulnud, lihtsalt saime õige vastuse teada. Ma arvan, et peale seda, mis siin juhtus, punkti ei tule. Võib-olla isegi võtaks maha. Seda küll me pole varem pidanud maha võtma. Aga nii, aga me läheme edasi. Meil on aeg järgmise küsimuse jaoks. Järgmine küsimus. Teeme ühe loomafakti, mis võiks valesti minna. See on natuke lõbusam küll. Miks on kaelkirjaku keel lillakas must? Miks on kaelkirjaku keel lillakas must? Seda jälle oled ju kuulnud siukest asja. Sellel on mingi põhjus. Protsessil neid lehti. Ja kusjuures see ongi see küsimus. Lillakas must. Seal on mingi aine, mis aitab neid lehti, ma arvan, kuidagi töödelda enne, kui nad jõuavad hästi pikka teed mööda lõpuks enne alla kõhtu. Aga see võib olla, et ta sööbki ainult ühte teatud tüüpi lehti. Ta sööbki, ta alt ei saa süüa, sest ta peab ainult ülevat sööma. Sellel oli mingi muu põhjus. Ma olen seda kuulnud, aga nüüd muidugi ei tule meelde. Eks ma olen vana ka. Äkki siit poolt teate? Aga lähme punasime juurde, jah. Et siis keel, jah. Keel, jah. Lillakas must. Okei, mis sa arvad, kas see on nagu söögist või see on millestki nagu tema seest? Noh, et ta on nii pikk, et veri ei jõua pähe. See oli nagu minu asi, jah, et veri ei jõua pähe ja siis ongi nagu keel, vaata ju. Sa oled ise ka päris pikk, kuidas sul on muidu selle verega? Lihtsalt läheb vaikselt lillakas mustaks praegu, ma tunnen, aga see... No ongi, et kael on nii pikk, vaata, need veresooned ei ulatu lõpuks lihtsalt enam kohale. Ja nad ei usu issanda loomingus, et see on õigesti välja mõeldud. Ma ei tea. Aga kas lähme vihje peale? Ma arvan, et võtame vihje. Tegemist on siis evolutsioonilise valikuga. Evolutsioon on jõudnud sinna kanti, mõelge, see on seotud sellega, et mida ta sööb ja kuidas. No ikkagi, mis me siin ütlesime kui alguses, jah? Tal oleks, ma ei tea, parem seedida või parem mingi asi seal toimub juba alguses, et... Ei, kas see on mingi see, et see on mingi nii palju mingid veresooni või midagi, et ta juba imenduma hakkaks? Kus kaelkirjak pesitseb, mis alas? Pesitseb. Kus tema naturaalne... Mina olen näinud teda Houstoni loomaaias. Naturaalne elukoht. Ma juba ennetasin. Ta elab kohas, kus ei ole nagu väga külluslik ja roheline loodus. Aga mida seal väga palju on? Viinamarju, oliive. Üks viimane vihje. Mõelge looduse peale. Vastus on kaelkirjaks hästi palju mustikaid lihtsalt. Ma ei tea, kas siis just, kas vihma või mingi hoovihma või siis just seda kuivale. See õige vastus on see millegi vältimiseks. Mida? Päikese selle... Ta ütles päikese põle. Ma võtan selle päikese põle vastu ära. Päikese põletust vältida. Mõte oli õige. Mõte oli õige, päike põletab. Päike põletab.
et siis, et Kaiger, kas meil oli 4 või 5? Ta sööb akaatsialehti puudelt kogu aeg ja keel on kogu aeg väljas, siis selleks, et päikesepõletusse ei saaks see keel, siis on lillakas must. Issand, kui tore. Mõtlesin, Evo, taevaisa on ikka olnud väga tragim välja mõtlema igast pisidetaile. Lõket. aga ma vaatan, et siin hakkab vaikselt nagu teil hakkab aur otsa saama, teil ossa hakkab välja, me teeme vähem. Kuule, küsimused on sellised, mis on nagu... Ma ütlengi, me teemegi väikse muudatuse, teeme väikse mängu vahele see keskele. Mängu sees väike mäng. Kabe. Me nüüd lähme Sandri lemmik mängu. Sünnipäeval. Seal meil oli väga tore õhtu otsa meelelahutus, Kabe turniir. Esimeses mängus keegi kaugemale ei jõudnud, sest selle peal kuksid kõik ära. Nii, mis mäng tuleb? See tuleb mingi valikvastustega pask, ma juba tean. Oota, kas sa tahaksid valiks? Me ei tee seda, meil on väga vahva asi plaanis. Mis me nüüd teeme? Mul on plaan teha, mul on tunne, et ma peaksin tegema siin antud olukorras siukse kiirema versiooni, kus te saate välja karjuda, mis teil pähe tuleb. Ja seega me teeme tsitaadimängu. Ma ütlen teile kuulsa tsitaadi, millest on lõpp paar sõna ära lõigatud. Ja teie peate lihtsalt lõpetama selle tsitaadi. Väga hea. Oskad lõpetada neid lauseid, ma mõtlen. Nii, sul on juba... Ei koppi mind. Nii. Ma ei kaota kunagi. Ma kas võidan või... Suren. Ei. Elan edasi. Ei. Lähme korra siia ka. Ma kas võidan või jään viiki. Kas võidan või... See on Nelson Mandela öeldud. Või võitlen edasi. Ei. Võidan või mediteerin? Ei, õige vastus on õpin. Me näeme nüüd oma eelnevates küsimustes või vastutest väga palju tagasi tuleb. Nüüd on päris ilusad asjad. Lähme järgmise juurde. Asjalikud asjad on nüüd. Jaa, nüüd on asjalik osa. Kui sa ei suuda kedagi veenda, aja nad... Vihaseks. Ei. Segadusse. Kurvaks. Õige vastus segadusse. See on Harry S. Truman. Väga ilus. Lähme järgmise juurde. Järgmine päris kerge olema. Elus tuleb teha 2 asja kindlasti. Maksta makste ja... Surra tuli enne kahjuks sealt poolt. Muurust oli samal ajal. Aga siit oli katsukene enne. Sander Mitlets oli samal ajal tegelikult oli. Ma kuulsin S-i sealt poolt enne tulemust. Oli siin ennem jälle. Järgmine on põhimõtteliselt Bob Monkhausi nali. Nii et see on varastan nalja. Ma tahan surra rahulikult magades nagu mu vanaisa, mitte karjudes nagu tema... Papagoi. Oota, ta on mingi kuradi taksojuht või piloot või mingi asi ja keegi tema autos, aga ma ei oska seda sõnastada. Mingi tema... Üks sõna. Mõte on õige, jah? Tema taksojuht. Kui sa oled taksos, siis kes sa oled? Kuller, reisija, tema... Reisija on õige, aga ma anname punkti siia poolest õige sekaks. Aga teeme väikse aplausi ja teeme nüüd ühe veel. Nii, alkohol ei lahenda ühtegi probleemi, aga seda ei tee ka... Kainus. Raha. Ei, raha. Üks teine jook. Vesi. Limonaad. Coca-Cola. Ei. See jook on täna teemadest läbi ka käinud. Piim. See oli küll karm. 300 tsitaati, mida see tähendab? Alkohol ei lahenda ühtegi probleemi, aga seda ei tee ka piim. Alkohol ei lahenda ühtegi probleemi, aga seda ei tee ka piim. Why not? Kui sul on luude õrenemine, siis piim teeb. Nii, aga meil on, me jõuame veel paar küsimust teha. See on eriti lõbus koht, nagu te lubasite. Meil läks täitsa alt see praegu, jah. Nad 2 panid ette veel. Ma arvan, me teeme saate eelviimase küsimuse ja viimane küsimus on topelpunktidele. Nii et praegu on eelviimane. Kõik on meil hästi, jah. Kuna meil on siin üks legendaarne telemees, siis ma küsin ka ühe legendaarse televisiooni küsimuse, ma arvan. Ja kui sa ei tea, siis on eriti piinlik. Aga see on küll Vene TV kohta. The Interception ehk kinnipidamine oli telemäng Vene TV-s aastatel 1997 kuni 1998. Mida pidid osalejad tegema? Ehk siis kinnipidamine. Kinnipidamine? Jah, see on Nad pidid vabaks saama või leidma mingi põgenemistee või? Ei, seda filmiti erinevate kaamerate asjade nagu hästi suure ala peale. Politseist ära sõitma, noh. Ma räägin, ma ütlesin põgenema, aga see on õige vastus. Põgenema lihtsalt. Riigist välja saama. Nad pidid... Nii, oot, mis see küsimus on? Mis see saate nimi oli? The Interception ehk kinnipidamine.
Kinnipidamine. jah, vahelt võtmine kinni. Nad pidid leidma lähima tualeti, neil söödi kõud, joogid. Ja siis nad pidid hoidma kinni. Kes leiab esimesena kempsu, see on võitja. Hoiad, sa kuskil ei ole, kõrbes oled, on ju. Puud ka ei ole, mille taha minna. Ega ma arvan, et nad ikkagi pidid, nad olid lõksus või kinni seotud või kuidagi nad pidid pääsema. Ei, ma arvan, see on liiga lihtne lahendus. Mis mõttes, et on kinni seotud, nagu see... Vene saade või? Ma arvan, kas me lähme vihje peale? Lähme vihje peale. Ütleme niimoodi, et see kestis aasta sellepärast, et see ei olnud päris legaalne asi, mis seal tehti. Võõrad inimesed seoti kinni. See, kuidas sa mulle otsa võtad pärast seda. Siis me hakkasime kõik osamistelt kägistama. Võõrad inimesed võeti tänavad, seoti kinni ja nende ees kägistati hamstreid. Ma võin ära panna punkti. Ära praegu püsti tõuse. Aga see ei ole ka, jah. Ütleme, et siin on õiged mõtted juba läbi käinud. Aga teiste inimeste elusid pandi ohtu. No relvadega ja asjadega ja siis nad... Täna linnaliikluses pidid põgenema ikkagi täitsa avalikkusega ees ja siis oligi ühed siit Aasta aega võttis aega. Mingi kinda, mingi inimese ära röövima. Varastama. Putini. Mida varastama? Mitte keda? Mida varastama? Jõhkralt raha, teemante. Ei, nad pidid sellelt militsionäärilt ära varastama saua, et ta ei saaks enam sõbrale näidata ja seisma ja siis sõbra mõtleb, et millega ta vehib. Mingid narkodiilerid läbi peksmas ja neid mingid asju ära võtmas. Ja auhinnaks oli see asi, mille nad varastasid. Jah, nagu aine. Ma arvan, me siin õige vastuni ei jõua, aga see on huvitav vastus, nii et Karl, mis on selle küsimuse ja ütle vastus ka vahel. Nad pidid varastama auto ja 35 minutit politsei eest ära põgenema. Aga mis on politsei eest põgenema? Autoga eest ära põgenema, varastatud autoga. Ja siis nad said selle auto endale. Ehk siis lihtsalt ära põgenema on selline, jalgsi, mida iganes. Kui vahva telesaade? Miks praegu? Ma oleks natukene nuputanud, ma oleks välja nuputanud. Ma ei tea, kui ma juba ütlesin põgenema ja politsei eest põgenema, kas see auto on seal kõik oleme, et nemad said vastust mulle ei antud sellist. Aga see oli keeruline ka. Aga me nüüd teeme viimase küsimuse. Viimane küsimus on topeltpunktidele, mis tähendab, et kõik on mängus. Nii et kõike võib juhtuda. Tuleb viimane küsimus. Karl, mis on meie tänase saate viimane küsimus? Viimane küsimus. Teeme... What's up? Vastus oli antud nii. Sa ei taha meiega jamada. Kas tahate vihjeid ka või? Millised ei ole pakkumine? Kui see on õige vastus, siis... Nii. Ühendkuningriikides populaarne FIFA 2001 mäng tuli välja CD peal, aga sellele CD-le pandi üks huvitav tehnoloogia külge. Mis oli see tehnoloogia, mis nad võisid sinna külge panna? Mis juhtus selle CD-ga? Oli kahepoolne, mõlemalt poolt oli see, kus sa said lugeda, sest infot oli rohkem vaja panna sinna peale. Mul on, kuulake, vaata, CD-plaat on ju, hakkab keerlema ja see on nagu need mingi esimesed, mis on mingi muuseumites, vaata, see asi keerleb, siis see nagu pilt hakkab nagu liikuma, vaata. Ja CD-plaadile samamoodi, et see keerles, ja seal peal oli mingi messi, mingi... Ma saan aru, et sa mõtled nagu selle plaadi enda peal tekkis nagu see asi. Ei, aga sa oled selles mõttes õigel, et sellel ei ole nagu selle videomängu mängimise ja selle osaga nagu midagi otseselt pistmist. See oli just plaadi, midagi plaadi tegemisega. Ei olnud seal tuled ei põlanud peale, mingi LED tuled või midagi. See on 2001 aastal. Lähme nüüd mitu sammu tagasi ka. 2001 aastal. Aga võib-olla te mingist erilisest materjalist, ma ei tea, kivist? Materjalil on... Ei, ma arvan, et see võis olla mingi peegel või mingi... Et oleks 2000 nagu üks, nagu need... Ei, need aastavahetuse prillid, siis kui mingid vennad 2014 aga me läheme nüüd vihje peale juba ka, et selles suhtes siis on juba viigi peal mäng. Ma ütlen ühe vihje, Karl saab teise veel juurde kohe öelda, aga ma ütleks, et väga hea vihje on selle sama mängu enda osa, et FIFA on siis jalgpallimäng. Et see on sellega oluline sinna peale kuidagi siis... Ja see, kus seda mängitakse. Just. Korrake, ma ei kuule. Tegemist on siis 2001 aastal, anti välja videomäng, plaadiga tehti midagi huvitavat. Plaadi küljes oli muru või? Peaaegu. Mitte otseselt muru. See oli pallimaterjal. Ei, aga üks asi on, sa saad midagi tunnetada, mis sa veel saad teha.
Kuidas sa veel koged? Mitte nagu... maitsta. Meeles. See lõhnas nagu jalgpall. Lõhnas nagu muru. Lõhnas nagu muru. Ma ütlen, siin on punase kaardi hõngu. Peale seda kõike krooksumist ja ropendamist olen mina Viigiga väga rahul. Jumala eest, mida kaela ei saanud. Vaata pärast järgi, kuidas ta oma punktid said. Mainin, et see oli kraapidest tuli see lõhn. Kui see kraapi, siis see lõhnas nagu muru. Ehk siis osad, kes ei teadnud seda, nad mitte kunagi ei saanudki teada. Ei saanudki teada. Oi, kuram, see oli nüüd küll tore, jah. Issand, pane üks veel. Aga enne veel, kui me saate kokku võtame väike promonurk ka, nüüd alustame Joosep sinust. Mis sul on rahvale öelda? Tõmmake normiks. Tõmmake normiks. Ma midagi promoda ei taha, ma tahaks tervitada sugulasi, kes hetkel kodus vaatavad seda. Ja kus inimesed saavad sinu tegemistega kursis olla? No oleneb tegemistest. Hoid sa ära mudi oma põske samal ajal, räägime ilusti. Oleneb tegemistest selles suhtes. Igal pool saab kursis olla. Instagramis võib mind leida ja ma vist... Arlet. Enne veel, kui me oleme Arleti juurde, Sander, rahval on vist 5. aprill. Legit, ma jätan stand-upi pooleli. Mind ei huvita. Ja lõpus kõik toss välja. Sa ikka nagu... Võtsin pool tund tagasi, et mind ei huvita. Sa ikka muidu üritad ja torgid mind jätta rahule. Nii rõõmus. Aga nii, lähme Arleti juurde. Arlet, mis sa üldse teed? Kuidas rahvas kursis olla? No meile teeme tegelikult teatrit ja meil on oma väike teatrikene, Piibe teater, millega teeme suvel väga mitmeid etendusi. Mis on oodata, mis suvel tulemas on? Meil on väga tegelikult tõsised tükid tulemas. Siberi eestlastest lugu Elina Reinoldiga peaosas ja Viimase metsavenna lugu Raivo E. Tammega peaosas. Ja sellised etendused suvel on, need on tõsised lood. Ja no ütleme siis, meil on repertuaar muidugi laiem, nii et naljaetendusi on ka, aga vaadake kodulehte piibeteater.ee ja kõik on oodatud igal juhul osa saama ajaloo teatrist, sest meie etendused on kõik ajaloo temaatilised. Väga vahva. Ja teele... Sooduskoodiga Teele Viira on piletid poole hinnaga. Aga teile, kus inimesed sinuga tegemistega kursis saavad olla? Ma just mõtlesin selle peale, et nagu ma päriselt ka ei tea, miks te mind siia kutsusite, aga mida rohkem ma näen, et Sander ära vajub ja üldse stand-upi teha ei saa, siis ma tunnen nagu järjest loomulikumat survet, et äkki mina peaks ka stand-upi etenduse siis tegema või? Me eile kusjuures rääkisime sellest. Siis ma kutsuks Sandri, see oli nagu, no selles suhtes, mul ei ole otseselt veel reklaamida midagi, on ju. Sander samal ajal laulus taustaks. Ei, no ma räägin, ta kuskil seal taga on ja hästi kurva näoga, sest muud ta ei oskagi. Et ühesõnaga ma loodan siis varsti panna välja oma elu esimese stand-up tuuri promo, kus siis Sander Õigus kindlasti teeb ühe väikse kõrvalosa. Nagu, kui sa oled järgmine nendest, kes enne open mic'ide tegemist otse tuurile läheb, siis me ei ole sõbrad. Kes veel on seda teinud? Kõik jobid. Ja selle vahva noodiga lõpetamegi selle saate. On asju, mida on oodata. Meil on palju asju oodata. On huvitav, on lõbus. Aga nüüd ühekorra veel teeme suure aplausi meie Viigis olevatele tiimidele. 7 punktiga Sinine tiim, kapteniga Teele Viira, Arlet Panniste, Punane tiim, 7 punkti, kapteniga Sander Õigus, Joosep Panniste. Teeme suure aplausi küsimuste leitserile Karl-Laari Varma. Minu nimeni Kaspar Vikordile, aitäh vaatamast. Aitäh, et vaatasid tervet osa, suur aitäh meie sponsorile Unibetile ja kui juba siiamaale jõudsid, tee kindlaks, et panid meie videokanalile subscribe ja videole like. Aitäh ja järgmise korrani!